Tere tagasi tulemast Töötukassa tööandjate seminarile. Me läheme edasi meie esimese vestlusringiga, kus me räägime sellest, kuidas panustada töötajate väljaõppesse. Ja selleks puhuks on meil täna siin vestlusringis G4S turvatehnika divisjoni juht Priit Orasson ja Eesti Töötukassa tööandjate konsultant Illinor Siibold. Tervist! Tere! Tervist! Rõõm teid siin täna näha. Võtaks kõigepealt lahti selle suure miksi. Miks teie arvates on oluline organisatsioonidel siis panustada töötajate väljaõppesse? Hakkame Priit. Hea küll. Et kui meie kogemusest lähtuda, et siis meie on ikkagi põhiline vajadus on see, et meil on vaja vastava kvalifikatsiooniga inimesi, et reaalselt seda tööd, mida me igapäevaselt teeme, ära teha. Et me oleme rahvusvaheline ettevõte ja teeme Eestis tööd Eesti inimestele ja Eesti inimestega, aga jah, et kui nagu mahud kasvavad ja tööd on rohkem, et siis reaalselt on vaja ka inimesi juurde saada. Ja mida aeg edasi, seda rohkem meie puhul oli näha seda, et ikkagi tööturg nagu mõnes mõttes kuivab kokku meie jaoks. Ja meie spetsiifika natuke teine, et seda turvatehniku siis kvalifikatsiooni või õpet, et on natuke selline, et seda ei saa nagu lihtsalt koolis õppida ja et ta tahab saada pikemaajalist kogemust ja me olime mingil hetkel seal maal, et reaalselt need inimesed, kes meil olid 20+ aastat töötanud, vaikselt hakkasid pensionile minema ja noori enam peale ei tulnud ja me olime sunnitud seda tegema, nii et ja mul on väga hea meel, et me tänaseks oleme endale sobiva mudeli leidnud ja see meie jaoks nagu töötab, et seal on veel mõningaid selliseid kohti, mida kindlasti saab parandada, aga jah, et me täna enam nii hullus olukorras ei ole, kui umbes 5 aastat tagasi. Selle mudeli juurde kohe läheme edasi ka, aga Illinor, mis sinu miks on? Muidu jookseb elu eest ära, et muutuvad suhtluskanalid, suhtlusviisid, muutub töö kogu aeg targemaks, tuleb tehnikat juurde, tehnilisi oskusi vaja. Ma enda pealt näiteks selle koroona ajal ka panin tähele, et kui algselt meile tutvustati Teamsi kui suhtluskeskkonda, siis ega ma kohe ei tormanud seda omale selgeks tegema. Aga kui see oli möödapääsmatu, siis avastasin ma kõik selle kasuteguri ja kasutan seda nüüd ka ettevõttesisese koolitajana kui väga head suhtluskanalit ja kui me varem kohtusin tööandjatega võib-olla just ainult silmast silma, siis nüüd me oleme paljud kohtumised viinud üle Teamsi keskkonda ja see on nüüd paindlik sujuv, väga head uued oskused. Millised on siis olnud need konkreetsed tegevused, mis te oma organisatsioonis olete teinud selleks, et töötajate väljaõppesse panustada? Seesama mudel nüüd võiks siin jutuks tulla. Meie põhi mure oli meil sellega, et just kui me värbasime noori inimesi siis koolist, et siis nende teadmised olid väga teoreetilised, et meie see spetsiifika ongi selline, et sul on vaja nii teoreetilisi teadmisi kui ka siis praktilisi oskusi. Ja meil endal ka ei olnud väga head teadmist, kuidas seda siis teha. Ja läbi siis Turvaettevõtete Liidu hakkasime seda asja ajama ja leidsime endale siis suurepärase partneri Tartu Kutsehariduskolledži näol tänase. Ja kes meid siis aitas nii-öelda selle koolituskava ja kõige sellega kokku panna ja oli nii-öelda eestvedaja selles osas. Ja kui me algselt siis alustasime esimeste gruppidega, et see õppimiskõver on seal ka olnud selline pikaajaline, et me oleme õigeme siis Kutsehariduskeskus või Kutsehariduskoledž on ka muutnud seda mudelit siis aja jooksul meile natuke sobivamaks. Aga algselt siis me oli kaasatud sinna ka teisi meie liidu ettevõtjaid, aga kuidagi viimasel ajal nüüd niimoodi sattunud, et me oleme seal põhilised ühesõnaga. Et see põhi hulk on neid, keda meie sinna saadame. Nii et ja kuidagi on jah, selles mõttes on hea meel, et see koostöö on sujunud ja me oleme õiges suunas kogu aeg liikunud, ja lõpuks need inimesed, kes meile tulevad ja jäävad ja läbi selle, mida me oleme saanud, et me oleme kindlasti suutnud kiirendada seda protsessi, millal inimesed saavad ise tööle
et see oli kogu aeg muidu niisugune hästine, noh, meil on konservatiivne ala ja noh, tavaliselt me ütlesime, et ikkagi turvatehnikuks saab nagu 5 aastaga, et aga täna me oleme ikkagi suutnud seda oluliselt lühendada ja noh, meile nagu väga sobib see, nii et selle üle on hea meel. Elinor, mis Töötukassas tehakse? Ja, kui ma niimoodi Priitu ka kuulan, et siis me rääkisime enne ukse taga ka Priiduga, et seesama näiteks turvatehnik, et kui on ka nüüd Töötukassas nõustajal laua taga inimene, kes võib-olla ütleb, et ma tahaksin turvatöötajana tööle minna, aga kui ka nõustaja märkab, et inimesel on võib-olla tehnilist taipu ja siis ta saab talle soovitada, et õpid natuke juurde ja saad tegelikult võib-olla ka 1,5 korda kõrgema palga peale ja võib-olla ka põnevama töö peale, et meie nõustajaid ju koolitatakse ka väga pikalt välja, samamoodi ei ole meil sellist nagu nõustaja ametit kohe koolist võtta, et valmistatakse ette Töötukassa nii-öelda töövahenduskonsultanti, et siis ikkagi koha peal. Ja minul on rõõm olla ka üks sisekoolitaja Töötukassas, et siis selline, me nimetame seda miks koolituseks Tallinna-Harjumaal, et me siis küsime just, et miks me mingisuguseid tegevusi teeme ja miks me mingisuguseid teenuseid pakume inimesele ja just siis see inimese niisugune kuulamisoskus, tema teekonna märkamine, ka selle märkamine, et milliseid teadmisi, kes tööd otsib, mis tal puudu on, kuhu teda suunata ja nii edasi, et seda me siis ka näiteks oma koolitustel võtame ja räägime. Aga ma ei ole muidugi kogu Töötukassa nimel hea rääkija, et koolitusjuht ma ei ole, aga näiteks, mis puudutab ka meie karjäärinõustajaid, samamoodi ei olnud sellist eraldi õpet kuskil olemas, aga siis Tartu Ülikoolis loodi ka, kui ma nüüd ei eksi, siis 2-aastane õppe, kus on palju psühholoogiat sees ja ka teisi võtteid, kuidas just head karjäärinõustamist teha, et niimoodi me kõik areneme. Ja nagu siis oli just värske uudis, et meie juhtide arenguprogramm sai ära märgatud ja tunnustatud, et seda teeme ka. Aga jah, võib-olla lisaks veel, et mida me siis ise oleme teinud, et kooli pool on üks pool, aga et sellest tegelikult jääb veel väheks, et me oleme siis nagu oma organisatsioonis veel lisaks panustame just sellele praktika poolele, et mida me oleme siis muutnud, oleme selle, et meil on ka siis nii-öelda sisemine juhendamisprogramm tehtud ja kui need noored inimesed siis tööle tulevad, et meil on siis ka nii-öelda mentorid või juhendajad, et meil on ka nendele ette nähtud koolitused, et nad siis samamoodi, et saaksid nagu ka aru rohkem, et mis neilt oodatakse, et lõppkokkuvõttes on see meeskonnatöö, et koos siis need inimesed, mitte ainult ka noored, ma ei ütle, et meil on ka neid õpipoisse on ka vanemaid inimesi, aga just, et see on nagu mitmepoolne, et see ainult kool seda järjekordselt ei tee, et me oleme jah, nagu omalt poolt ka vaeva näinud, et kui inimene ikkagi tuleb, et siis tal on ikkagi tugi taga kogu aeg, et ta ei jää üksi. Aga kes selleks mentoriks saada võib? No tänased tehnikud, kes täna tööd teevad, et reaalselt need, kes seda igapäevast tööd teevad ja et ega see õpipoisi õppe ongi mõnes mõttes, et sa õpid teise inimese kõrvalt. Et sul saad koolist teoreetilised teadmised ja siis sa näed, kuidas see töö käib ja kõigil siis selles protsessis osalejates peaks olema see soov, et see õpilane siis võimalikult kiiresti või praktikant võimalikult kiiresti siis iseseisvalt tööle saada. Aga kui kaua te seda õpipoisi õpet nüüd rakendanud olete? No umbes 5 aastat on niisugune suurusjärk, et kunagi me hakkasime pihta ja vahepeal oleme või ka on siis neid programme ka muutnud, et algselt oli et see ülesehitus oli selline, et iga kuu siis mehed käisid kuus korra siis nagu nädalavahetusel käisid seal teoreetiliselt osa omandamas, aga tänaseks me oleme jõudnud siis sinna, ja see oli 1 aasta, et täna oleme siis jõudnud sinna, et meil on siis iga reede on põhimõtteliselt teoreetiline õppepäev ja see on nüüd lühendatud ka siis septembris alustame ja aprillis on põhimõtteliselt eksamid. Et see on see nagu see õppimiskõver, mida me oleme siis läbinud, et ja tõenäoliselt ma arvan, et siin saab veel nagu
saab nõustuda. Küsiks veel Priidult, et kas see mentorid, kas te neid ka toetate või kas Ja. nad, et valmis koolitaja ilmselt ei pruugi ju hea tehnik ise olla? Jah, nii on jah. Et me oleme sellega läbi elanud, et selle õppimiskõver, et algselt üritasime nagu siis kasutada kõiki või kõiki võimalusi, et aga sealt ikkagi kooruvad välja inimesed, kes selleks nagu rohkem sobivad. Ja siis me koolitame neid ja loomulikult ka siis tasustame eraldi. Et just selle eest, et seal on lihtsalt see teema, et kui sa teed tehnikutööd, on ju, et ja siis õpetad kedagi, et siis loomulikult siin on tööviljakus ka natukene kannatab, et sellest peab aru saama. Ja et seda siis kompenseerida ja teisest küljest ka siis motiveerida inimesi seda tööd tegema, sest et mõnes mõttes on ikkagi tulevik, et kui me seda ei tee, et siis me oleme ikkagi nagu mingis hetkel kehvas olukorras. Et me oleme igal juhul nagu seda siis esile tõstnud. Aga kui suurtest mahtudest inimeste mõttes räägime, et kui palju seal õpipoisi õppes osalejaid on ja siis neid mentoreid? No need on üldiselt võrdsed, et ta on ikkagi üks ühele teema, et seda nagu mitmekesi on raske teha. Aga need suurusjärgud, et ikkagi aastas me räägime 10, et meil on kokku inimesi, turvatehnikuid täna umbes 170 ja üle Eesti. Ja siis, et iga aasta me ikkagi umbes 10 võtame juurde. Aga kui me nüüd vaatame seda teie mõlemas ettevõttes, et kes nende teemadega tegeleb, kes koordineerib kogu seda väljaõpet töökoha peal? No meie puhul on ta ikkagi meeskonnatöö, et meil nagu ühte vastutajat ei ole, et äripool siis on nagu oma soovidega, et kui palju siis värvata ja kui palju inimesi vaja on. Ja siis meil on personal on eraldi siis, kes tegelikult mõnes mõttes seda koostööd kooliga koordineerib, et see sujuks. Ja siis äripool ikkagi ka selle meie turvatehnikud ja meie inimesed, et need mentorid ja see pool on ikkagi nagu ütleme, ma ei tea, niisugune 70-30%, et 70% on äripool ja 30% personali tugi seal taga. Meil on nii. Jah, no meil on kindlasti suurem nagu koolitusstrateegia, et personaliosakond siis keskselt juhib midagi ja juhtide arenguprogrammi ka kindlasti juhiti keskselt, aga kuna Töötukassa on suur süsteem, meil on ikkagi ligi 1000 töötajat ja siis ka osakonnad üsna hierarhilised, et siis Tallinna-Harjumaa puhul ma võin rääkida, et meil osakonna juhatajast algab pihta ja meie juhendamise süsteem on läbi käinud ka suure nagu arengufaasi, et kui algselt võib-olla oli ta ka pigem niisugune, et satud kellegi juurde, istu kõrvale, vaata, kuidas teeb, siis nüüd on see mudel ikkagi täiesti välja töötatud, et seal on kindlad esimesed 5 sissejuhatavat päeva, kus inimesed ongi pikad päevad. Nüüd saame füüsiliselt kohal olla, vahepeal pidime ka online tegema, et kus võetakse teenused läbi. Ja siis nendel on ka veel omad juhendajad, kes on vähemalt kuu, võib-olla ka 2 seal kõrval, siis kui hakkavad juba töövahenduskonsultandid juba kliente nõustama, siis nad ka varjutavad ja et see süsteem on ikkagi väga selgelt välja arendatud, et juhuslikku siin midagi ei ole, et meil tuleb praegu ka kasvab meie nõustajate vajaduse arv Ukraina sõjapõgenike tõttu ja kasvab ka vajadus nõustada võib-olla ka ukraina keeles, et meil on juba mõned uued kolleegid juba ka liitunud meiega, kes saavad kaasmaalasi nõustada. No siin sellest töötajate puudusest ja sellest on igal pool omajagu juttu olnud ja kuna meil nüüd korraks Ukraina peale teema läks, siis ma kohe haaran kinni ja küsin, et kuidas need sõjapõgenike kriisi mõjud on mõjutanud teie töötajate otsimist ja leidmist veel, et kas midagi natukene on kuskilt otsast kergemaks läinud võib-olla, et kuna meil on nagu justkui tööjõudu praegu rohkem? No meie puhul tegelikult väga ei ole, sellepärast, et meil on osaliselt seadus paneb piirid, et kui me räägime turvatöötajatest, mitte siis turvatehnikutest, aga turvatöötajatest, siis seal nagu on nõuded, mille puhul me väga ütleme Eesti kodakondsuseta inimesi tööle võtta ei saa ja osaliselt ka selle turvatehniku puhul ikkagi me teeme taustakontrolli ja et seal on omad nõuded, et meile ma ei tea, kahjuks või õnneks, et ei ole see mingi tõlpu toonud. Et me täna peame ikkagi enamasti Eesti inimestega hakkama.
no mina olen nüüd osalenud siin värbamispäevadel, mida me teeme regulaarselt igal nädalal ja no suurem osa nende külastajatest on naisterahvad, et 93% praegu ka töötuna arvele tulnud inimestest on naised. Aga tore oli näiteks see, et Maastiku Ehitajate Liit sai omale õppegrupi kokku. Nad saavad pooleks aastaks pakkuda sellist väljas töötamise võimalust. Neil on eraldi programm selle jaoks nüüd tehtud ja nad üsna varsti alustavad, nii et värbasid sealt omale terve grupi täie. Ja olin ise ka ühe võib-olla eduloo osaline, kus oli veel niimoodi, et hommikul kohtusin tööandjaga ja ta ütles, et mul oleks abimeest vaja, et ma paigaldan päikesepatareisid ja üle Eesti, et ei tea, kust saaks. Ja samal päeval, seal värbamispäeval ma nägin ühte noort meest, kes tagasihoidlikult seisis. Pöördusin tema poole, et kas te otsite tööd? No ja otsin küll, aga ma olen ainult 17-aastane. Ma ütlesin, et see ei ole Eestis probleem, et töötada ikka saab, et kas sobib selline, et vabas õhus ja katusele on vaja ronida ja tööriistu seal ja sobib ikka, et ma ütlesin, siis on nii, et nüüd reedel kell 10 on tööandjaga kohtumine, kohtume Karamelli 6, tule kohale ja siis viisin otsad kokku ja nüüd nad töötavad koos, et tõesti. Et nii olin tunnistajaks küll sellisele loole ka. Vahepeal tuletan kuulajatele meelde, et küsige ohtrad küsimusi. Siin üks just on, tuleme koolide juurde tagasi. Üks kuulaja vaataja küsib, et kas tänu sellele, et teie ettevõte teeb koostööd kutsehariduskooliga ja tagab uutele töötajatele väljaõppe, on ka huvi ettevõttes töötamise vastu suurenenud? Jaa, et ma ei saa küll mingit protsente öelda, aga selgelt on näha, et see, mõnes mõttes see kanal nagu töötab paremini. Et muidugi kui üks kindlasti meil on üks suur pähkel on veel murde ja üks müüt, mis segab meil ka nagu uusi inimesi võtmast, on see, et kui me räägime turvatehnikutest, siis kohe kuidagi kõigile tundub, et me räägime meestest. Et siis tegelikult see nii ei ole, et meil on juba täna nagu mitmeid naisi on tööl ja mina nagu ootaks et naised selle teega ette võtaks, sest tegelikult see turvatehniku töö on ikkagi väga vaheldusrikas ja ei ole alati nagu seotud objektide ehitamisega, vaid täna meil on ikkagi väga palju ka niisugust teenindamise poolt ja need naistehnikud, kes meil täna on ikkagi on, ma ei tea, ka väga rahul ja tegelikult lihtsalt natuke tehnilist taipu või soovi nagu tehnikaga tegeleda, see on see, mis see alge oleks, aga et kui me suudaksime nagu ka seda müüti siin murda, et siis ma oleks väga, väga õnnelik sellele. Jah, nagu mina aru sain, et siis seal on ju, kui objektile lähed, et on suhtlus ju tellijaga, eks ole, ja siis naised suhtlevad ka ju väga hästi. Ja siis ma sain aru, et seal peab olema ka veel väike niisugune müügioskus juures, et märka, millist teenust on võimalik kliendile veel pakkuda. Just. Et see nõu andmise pool ja kuna see ütleme, see teeninduse pool on just see, et me väga palju meie tööst on niisugune hooldamine ja kontrollimine. Ja tegelikult see ei ole asi, mis nagu väga konti murraks, et seal on just niisugust taipu ja suhtlemist ja kliendile selgitamist ja seda poolt on nagu isegi teinekord rohkem vaja, et sobib väga hästi. Ma usun, et mina saan seda teha, et paluda Priitu meie nagu nõustajatele rääkima tulema, et kuidas nad võiksid ka naistele seda tööd tutvustada. Hea meelega. Vaid just tahtsingi küsida, et kas te olete teinud siis mingisuguseid konkreetseid tegevusi ka, et seda müüti murda ja et saada naisi sinna valdkonda? No me oleme nagu jõudumööda seda teinud jah, et me oleme üritanud teha kõik, mis meie võimaluste piires, et meil on isegi tehtud nagu värbamisleht eraldi naiste jaoks, aga ütleme jah, et kuidagi täna tundub, et kui siin osadele valdkondadele visatakse nina peale, et see et peavadki asjad nii olema, siis me tahaks hirmsasti seda müüti murda, aga kuidagi ei ole veel suutnud seda pähkit nagu lahti hammustada, kuidas seda teha. Ja tuleb käia üritustel rääkimas ja reklaamimas, et tegelikult on seal väga äge selles valdkonnas. Mis on olnud võib-olla näiteks ka selle õpipoisi õppe puhul või üldse töötajate väljaõppe puhul teie organisatsioonides need kõige suuremad sellised õppekohad, et nüüd siin on aastaid rakendatud neid süsteeme, et mis on sellised aastate jooksul välja tulnud need õppekohad, mida teeksite teisiti või oleksite nüüd teadlikumad, oleksite varem teinud teistmoodi?
noh, meie puhul võib-olla, et noh, nagu ma ütlen, et see ongi niisugune õppekõver meie jaoks olnud, et kui nagu noh, täna noh, kohe alustaks kohe teistmoodi, aga põhimõtteliselt need samad asjad, et ega osaliselt ongi läbi kompamiseni asjad tulnud, et noh, see nagu teoreetilise ja praktilise oskuse või siis töö osakaal, et kuidas seda nagu paika sättida, et noh, täna ta on ikkagi, nagu ma ütlesin, et 4 päeva praktikat ja 1 päev nagu teooriat põhimõtteliselt selle koolis käimise ajal. Et see on nagu enam-vähem paika loksunud. Noh, siis see, et kindlasti on vaja nagu organisatsiooni seest seda tuge, ehk siis see juhendajate osa, et see ei juhtu iseenesest, et ei saa eeldada, et noh, kõik inimesed on suurepärased õpetajad ja teavad kõiki asju või noh, oskavad oma kogemusi nagu väga lihtsalt edasi anda, et seda tuleb ka nagu lahti seletada ja rääkida. Ja noh, siis ka need tugiasjad, et inimestel oleks siis ka motivatsiooni seda tööd teha. Et võib-olla need 3 asja nagu on kõige suuremad. Jaa, ma just mõtlen, et kui ma külastan tööandjaid ja võtan ka selle õpipoisi õppe nagu jutuks, et ega väga seda mudelit ei teata ja kuidas käib ka selle rahastamine või organiseerimine, et noh, pigem võib-olla tõstetakse käed üles või noh, me niikuinii teeme siin noh, et õpitaksegi ju töökohal, aga ta on ikkagi rohkem organiseeritud ja ta on ka rahastatud ja seal on mitu osapoolt. Et kutsekool, ma saan aru, jah, on see väga hea tugi, et meil oli ka Valgas, minu kolleegil oli võimalus teha seal Valga depooga koostööd näiteks raudteeveeremi Luksepa eriala puhul, kus nad ikkagi pidid nagu täiesti uue õppekava looma ja noh, läbi rääkima haridusministeeriumiga, kuidas see käib, et eks ta võttis neil ikkagi paar aastat aega, et selleni jõuda. Et noh, võib-olla Priit ütleb ka, et nüüd juba teaks nagu mida teisiti teha, et ma usun, et see kutsekooli roll ka, et ta nagu võtab selle õppekava loomise noh, koormuse või tööandjalt ära, et see, ma leian, on seal ka väga oluline. Et kuidas nende läbirääkimisteni nagu jõutakse. Ja noh, seal tõenäoliselt on ka see pool, et noh, küsimus on ka, millistele nagu ametitele sobib, et noh, kui sul on ikkagi niisugune amet, et noh, tuled tööle ja põhimõtteliselt nädalaga nagu noh, oskad kõike teha, et või noh, saad kõigi asjadega hakkama, et siis võib-olla sellel ei olegi nagu teemat, aga meil on just see, et noh, meil nagu kui sa tuled iseseisvalt tööle ja isegi kui sa oled töö nagu või juhendaja kõrval ja teooriat kõrval ei saa, et siis ikkagi nagu iseseisvale tööle tõenäoliselt saada ikkagi nagu mõne kuu pärast alles, et noh, ta on nagu just, et mis see profiil või selle ametikoha profiil ka on, et sellele noh, niisugusele ametile just sobib nagu, mulle tundub, et sobib väga hästi. Jah, ilmselt see on väga õige, et noh, näiteks Magnetic MRO, et kellel on lennukimehaanikule tehtud niisugune 2-aastane õpe, mida nad ka juba aastaid seal viljelevad, et jah, ja mida ka kutsekoolid või ei paku, eks ju, et pole kohe valmis. Noh, seda ütlevad paljud tööandjad, et valmis inimest ei ole mul niikuinii kuskilt võtta, et kui ka insener tuleb, et kui ta kruvi projekteeris, aga mul on vaja terve nagu liin projekteerida, siis ma ikka pean hakkama teda koha peal õpetama. Ja noh, eks ta natuke on ka niisugune mõnes mõttes niisugune missioonitöö, et ega kuna me oleme nagu kõige suuremad valdkonna ettevõtted, noh, oma valdkonnas täna siin Eestis, et siis noh, mõnes mõttes me nägime ka seda, et noh, see kasutada olev inimeste hulk on ju, et ta ongi niisugune stabiilne ja et kui me ise nagu midagi ei tee selleks, et kas või oma valdkondagi tuua, et noh, et ega me ju ei saa garanteerida, et kõik need inimesed, kes meile tulevad, et nad siis nagu 100 aastaks meele jäävad, aga just, et ka propageerida seda ametit ennast on ju, et noh, seal on ka niisugune pisiki osa seda noh, niisugust valdkonna propageerimist või niisugust missiooni just selle sees ka, et aga peale selle, et te ise teete sellist head reklaami, kutsehariduskeskustega teete koostööd ja nii edasi, kes on veel need koostööpartnerid, kellega koostöös saab siis ütleme, kas näiteks tehnika erialasid üleüldiselt esile tõsta, seda väljaõpet lihtsustada, kergemaks teha, kas on üldse veel kedagi peale koolide ja see, et te ise teete? No meie kunagi alustasime ikkagi nagu noh, teiste ettevõtetega, aga noh, seal me põrkusime selle taha, et ikkagi
noh, kuidagi lõppude lõpuks sa oled ikkagi vastutad selle eest lõpuks ise, et ega need koolitajad on ju noh, nad teevad oma tööd, oskavad oma tööd teha, aga et seda sisu pead sina ikkagi ise sinna sisse laduma ja et noh, et see kutseharidus, Tartu Kutsehariduskolledžiga koostöö ikkagi noh, teatud mõttes osaliselt meid sellest teooria osast natuke nagu säästab või aitab meile kaasa, et me ise ka panustame natuke sinna, aga noh, mitte nagu 100%, nii et selles mõttes, aga teisi osapooli noh, me ei ole rohkem jah. No, mina näen osapooltena muidugi erialaliitusid, et kui aktiivne nüüd miski liit on ja kui südameasjaks ta omale selle on võtnud, sellest ka palju sõltub. Hiljuti oli siin just kohtumine näiteks Palkmaja liiduga, ta pöördus ka Töötukassa poole, et ühes ja samas programmis vaadatakse on võimalik kuidagi koostöös teha, et nad tahavad väga uuendada ka õppematerjale. Viia need online materjalideks, võib-olla teha ka, et noh, materjalid on ka nagu ajale jalgu jäänud. Ja erialaliidud võivad ka eest vedada ja siis noh, neid osapooli nagu kokku viia. Et noh, Saksamaa puhul on seda õpipoisi õpe on väga selline tavapärane mudel, aga Eestis ta veel kogub jõudu. Jah, et see erialaliit tegelikult on hea märkus, et selles mõttes on õigus, et erialaliit kindlasti aitab kaasa ja noh, meie puhul oli ka, et me noh, samamoodi alustasime sealt ja noh, et tegelikult ega see Turvaettevõtete Liidu nagu vihmavari on kogu aeg sellel üritusel peal olnud, et ja noh, võib-olla üks asi või üks nüanss, mis on ka selle puhul oluline, on see, et kutsekoda ja kutsetunnistused. Ehk siis seda õpet on nagu võimalik paremini nagu raamidesse suruda ka siis, kui on reaalselt mingisugused verstapostid seal taga, et noh, meie puhul on ka see, et see iseseisvuse tööle lubamine põhimõtteliselt tähendab seda, et tehnik saab kutse ja teeb kutseeksami ära. Et siis on nagu ka noh, konkreetne verstapost, et muidu on niisugune, et noh, et millal ta siis saab ja millal ei saa. Aga kas kuidagi eesmärgistatakse seda väljaõppe lõppu, et mis peale selle kutse saamise veel, et mis saavutatud peaks olema? No ütleme, meie puhul on jah, see nagu märksõna on iseseisv töö, et üldjuhul meil on ikkagi töö on selline, mida tehakse nagu, noh, ma ei tea, objektil suhteliselt üksinda ikkagi, et meil on küll tiimid, aga väga tihti sa teed seda tööd üksinda ja et see iseseisvuse tööle lubamine või noh, see on see nagu meie puhul märksõna, et me siis koos selle kutseeksami ja selle nii-öelda teoreetilise poolega, et siis hindame selle hetke ära, et ja noh, põhimõtteliselt siis tehnik saab endale oma auto ja omad töövahendid kõik, noh, muidugi töövahendid saab parem, aga et see on see hetk, mis siis... Ma peaks veel oluliseks osapooleks Töötukassat ka, sest meil ikkagi ka see elukestev õppe ja eluga kaasas käimine on väga oluline. Ja meie saame toetada tööandjaid koolitustoetuse kaudu. Meil on selline teenus, koolitustoetus tööandjale ja see on mõeldud just nagu kas siis tööle asuvale või juba töötavale inimesele. Ja me ka näiteks selle õpipoisi õpperaames, mis puudutas nüüd näiteks seda Valga depoo Lukseppa, seal me saame nagu toetada kuni aasta pikkust koolitust ja seal ta selles raames neil ka oli, kui nad selle tegid. Ja näiteks saab Töötukassaga kanda need kulud, mis on töölt puudutud aeg, kui inimesed koolitusel on. Et ka neid me saame kompenseerida. Aga selle koolitustoetuse alt ta jaguneb meil 4 ossa. Me toetame värbamise olukorras, muutuste olukorras, kui ettevõttes on kas mingid majanduslikud ümberkorraldused või struktureerimised või on nagu kogu valdkonda puudutav mingi uus tehnoloogia tulemas. Ja siis saame toetada eesti keele õpet, see on praegu aktuaalne ka ukrainlaste värbamisel ja saame ka digipädevuste arendamisel abiks olla. Et seal on siis nüüd küll omad tingimused, et me päris ühepäevaseid selliseid koolitusi rahastada ei tahaks, aga pikemat õpet, vähemalt 50 akadeemilist tundi, et siis tuleme juba appi. Ja me ikkagi kompenseerime kuludest kuni 80%. Nii et tööandjale jääb sealt 20% nagu kanda ja kuni 2500 eurot töötaja kohta, mida pole sugugi vähe. Et kui siin ka näiteks tuua, et kui loodi ja selle koolituse paljud tööandjad, et ei olegi valmis koolitust võtta, siis nad saavad seda koostöös teha näiteks TalTechiga või teiste ülikoolidega, teiste koolitusasutustega, et
et kui oli seal vaja vineeri tehasesse, noh, taheti ikkagi terve programm luua, et kuidas, mis vineer on, et töötajad nagu algusest peale, siis nad tegidki selle programmi TalTechiga koos ja ütleme, kogu maksumus nende töötajate koolitamiseks oli ikkagi üle 100 000 euro, et Töötukassa on siin oluline osapool ka. No väga tore, et sinna jutt läks. Ma saan aru, see meede on nüüd juba tükk aega tegelikult olnud, või no mitte päris tükk aega, aga mõnda aega olnud siis väljas. Kuidas sellega läinud on? Kui palju seda kasutatakse reaalselt ja äkki on ka mõni hea näide tuua, et kes need kasutajad on? Ja, et kasutada võiks rohkem. Jah, üks nüüd 3-4 aastat on ta olnud ja võib-olla see digipädevuste meede on kõige värskem nüüd juurde tulnud. Et kindlasti ei ole see teave jõudnud kõikide tööandjateni ja noh, võib ka ju töötaja kaudu minna, kes siis teab, et tööandja saaks mind koolitada ja Töötukassa aitab seda rahastada. Aga et me peame seda teavitustööd kindlasti veel tegema. Aga on just toredaid näiteid seal, noh, ütleme metalliettevõte siin Tallinna lähedal siis soetas omale sellise laserkeevitusroboti ja siis eelmise operatsiooni pingi pealt sealt koolitaja siis ikkagi õpetas ümber ja jällegi oli eriprogramm TalTechiga koostöös, et kuidas seda seadet käsitleda. Aga noh, need koolituse võimalused on nii erinevatest valdkondadest, et kui on ikkagi ka hooldaja värbamine ja hooldajaamet nõuab kutsetunnistust ja teatud koolituse läbimist, siis ka seda saame toetada. Ja noh, seal digipädevuste osas on olnud arhitektuuribüroo on oma 3D mudeldamist seal koolitanud ja noh, niisuguseid robotiseerimise protsesse, üks plastitööstus seal jälle ka omale roboti muretses sinna, kus muidu oli väga masinlik ja ühetaoline töö. Et väga häid näiteid on, kus ettevõtted oskavad ära kasutada neid võimalusi. Eks seal peab teadma, mis töötajate koolitusvajadus on. Sellest kõik algab. Küsin vahel jälle ühe kuulaja küsimuse. Kuidas suunata pikka aega tööl olnud töötajaid edasi arenema ehk kuidas neid motiveerida ka edasi õppima ja arenema? Kas seda üldse on mõtet teha? Mina tahaks G4S-ist rääkida. Meil tegelikult eelmise aasta vist tööandjate seminaril oli G4S-i koolitusjuht ka kohal, ja ta ütles digipädevused turvatöötajatele, et kes ei ole isegi arvutit kordagi sisse lülitanud. Nad on harjunud töötama telefonidega ja näiteks vanemad mehed, et ega nad ei olnud kohe altid nagu seda arvutiõpet omandama, aga siis ta ütles, et siis me motiveerisime neid sellega, et aga sa saad ju oma lastelastega suhelda ja lastega ja sa saad tuttavatega ja sa saad võib-olla seal ka suhtlusportaalidesse minna ja niimoodi see algõppest pihta tegelikult ligi 60 meest, võib-olla on rohkem juba tänaseks, et kes on selle programmi saanud, et neil motiveeriti näiteks niimoodi. No ma ei tea, lihtne vastus on, et loomulikult, et siin ei ole nagu minust küsimustki, et nagu areneda tahtvad ja seda võimalust peab igal juhul inimestele nagu võimaldama, et ja noh, meie huvi on kogu aeg ikkagi olnud, et inimesed arenevad koos ettevõttega, et ja noh, et ma ei tea, see on nagu eeldus. Ma läheks sinna digiteemadesse korra veel sisse, et kui noh, see on ju ka, et eriti nüüd siin koroona ajal tõesti, kui tuli väga palju igasugu koosolekuid ja muid asju teha digis ja veebis on ju, et mis oleksid teie need soovitused, kuidas tegelikult siis motiveerida tõesti inimesi seda digiteemat endale rohkem selgeks tegema, et noh, tõesti, et on inimesi, kes ei ole üldse, eks ju, neid digis üldse mitte midagi kasutanud, aga samas on ka neid, kellel on tulnud lihtsalt juurde õppida mingeid asju praegu. Et kuidas, mis soovitusi te annaksite, et kuidas tööandja saab motiveerida sellist sorti väljaõpet? Ma arvan, et koos proovimine, kuidas meil ta ikkagi tuli, et pead julgema tunnistada, et ei oska, paluma abi. Sinna käib juurde kindlasti kohati ebaõnnestumine. Kui ma nüüd esimesi Teamsi mingeid koolitusi meenutan, siis noh, raudselt võis seal juhtuda see, et ei oska üles tõmmata faili või jagada ekraani või siis võttis keegi sult veel selle ekraani juhtimise üle ka. Et kuidas see endale tagasi saada, kuidas jälgida kõrvale chatti või seal vestlusruumis toimuvat. Tuleb harjutada.
et ka näiteks see, et kui on vaja teda nüüd kasutada kuskil ametlikus vormis ja sa varem pole teinud, siis tuleb oma kolleegidega see läbi mängida. Et nagu ikka, kogemuste omandamine käib teinekord ka valulikult, aga noh, et see kasutegur, et mis aitab paindlikke võimalusi kasutada, et me ei pea nagu füüsiliselt kohal olema, me saame teha kõike üle veebi, me saame rahvusvaheliselt seda teha, et kõik need kasutegurid ka võib-olla välja tuua. Ega ta ei pruugi alati olla kohe nii, et kõik hirmus rõõmuga. Ma ise ennastki mäletan, et kui saaks teisiti, kohe ei hakkaks, aga pärast oled õnnelik, et omandasid. Jah, aga tundus meil samamoodi, et meil on nagu tehnika inimesed, et siin võib-olla, et see digioskus ongi natuke parem, aga ega meil samamoodi, et töökorralduslikult, et kui me liikusime nii-öelda paberaktide pealt, ma ei tea, tahvelarvutitesse, et eks see vastasseis on ikka nagu algselt tekib, on ju, et ma ei tea, see kaasamine võib-olla on see meie puhul see märksõna, et mõnes mõttes aeg sunnib nendest asjadeks ja siis tuleb lihtsalt sellega nagu hakkama saada, et ega seal ja siis need meetodeid, kuidas seda teha, on erinevad, et me tavaliselt teeme siis mingisugused testgrupid ja väiksematest gruppidest hakkame pihta ja sealt need samad inimesed, kes seal siis osalevad, kutsuvad või kaasavad siis teisi ja saavad mõnes mõttes sellisteks väikestest juhendajaks või mentoritest teistele ja nii ta läheb. Kas tehakse ka mingeid selliseid asju, see nüüd puudutab väljaõpet üldiselt, et te jagate ettevõttes näiteks mingisugust sorti kogemustugusid või räägite ise edasi, et kuidas on hästi midagi tehtud? Jah, see on pigem nüüd siis ütleme niisugune, ma ütleks, et see on igapäevane töö, aga see on ütleme, tahaks öelda, et seda on nagu mõlemat pidi on nagu tasakaalus, aga pigem ta on ikkagi rohkem siis nagu vigade või selliste probleemide leidmisel ja läbirääkimisel ja ennetamisel on see teema, et võib-olla niisugust kiitust ja seda, et seda me kindlasti kohe ka jagame kõigiga, aga just, et seal kiituse pealt nagu õppida on võib-olla teinekord raskem, et tegelikult ikkagi vigadest õpitakse kõige rohkem, et ja neid tuleb ka tunnistada või julgeda tunnistada ja lauale tõsta ja siis, et asi üldjuhul ei ole nagu asi inimestes, vaid asi on nagu protsessides ja midagi on nagu nihu läinud, ja siis on küsimus kõigile, et mida me siis saame teha, et teinekord seda juhtuks. Töötukassas on, ütleme veel ka see, et ettepanekute tegemine ja arendusettepanekut ja meie ka testime üsna regulaarselt iga kuu tegelikult, kui meil tuleb ka oma selle põhiprogrammi testimisülesanded, siis ta on ikkagi väga hea tava, et kõik ikkagi oma ülesannete raames seda teevad ja siis tuuakse ka veel, ma mõtlen, kus me oleme neid tunnustanud, neid kõige paremaid testijaid ja kõige vilkamaid, kes alati siis testivad ka rohkem kui oma ülesandeid veel. Ja meil on ka abiks tulnud näiteks tehisintellekt. Meil on ta siis Oti nimeline seal, kes aitab näiteks nõustajal vaadata ette, missugune tõenäosus on inimesel jääda pikaajaliseks töötuks või kui kerge on tal liikuda tööturule. Et nõustaja saaks tähele panna, et kellele ta rohkem rõhku pöörab ja mis need ka nagu põhjused võivad olla, et inimene pikaajaliseks jääb. Et eks ta ikka hariduse ja keele ja oskuste ja nagu need teemad on. Et nii see tehisintellekt meile heal moel appi tuleb. Selline küsimus, et kui nüüd tööl ongi, eks ju, see nõue peal, et vajalik on see pidev enese täiendamine, siis kuidas seda teha niimoodi, et see õpe ei oleks lihtsalt selline tüütu kohustus, vaid et sealt päriselt võetakse ka midagi endaga kaasa. Et meditsiinile on see hästi omane, aga ma arvan, et oskate ka siin kaasa rääkida. Ma ei tea, meie jaoks on võib-olla see võtmesõna on nagu see praktika. Et selge näha on kohe seda, et kui neid oskusi nagu praktikas rakendada ei saa, et siis tegelikult on suur küsimus, et kas need siis on vaja üldse nagu õpetada. Et reaalselt see praktika ikkagi kinnistab ja tekitab nagu niisugust, ma ei tea, õppimishuvi ja kõike seda, et meie puhul on nagu see, mis töötab, et ju me selles mõttes jälgime ka, et siis mingisuguseid tehniliste koolituste puhul, et kellele seda üldse teha, et seda ei ole mõtet nagu umbselt kõigile teha, vaid siis
nendele, kellel seda reaalselt vaja on ja kes seda suudavad just mingisuguse perioodi jooksul kohe seda praktikas rakendada ka, et muidu need asjad kipuvad ununema ja siis on see vähe väärtuslik. No ja see on väga õige point, et põhjendatud peab olema ja ma pean saama seda kohe rakendada, et jah, midagi nii lihtsalt ette õppida või tulevikuks või see väga ei motiveeri. Et meil on ka nõustajate töö näiteks on väga kiire ja sa pead vilunuks saama, et oleks aega inimesega rääkida, aga samal ajal tahab süsteem ka seda infot, et seda saab ju pärast analüüsida ja et ka kindlasti Exceli oskused, meie oma taru aruande moodul, mis meil ka pidevalt areneb Töötukassas, et jõuda ka välja sinnamaani, et ikkagi nõustaja oskaks analüüsida oma nii-öelda kliendi portfelli, et millised tööotsijad tema portfellis on ja millise grupiga sealt peaks ta mida tegema. Et sinnamaani, see oleks küll väga äge ka, kui täitsa niimoodi saab tehtud, et ja tööst lähtuv vajadus ja ma saan tänu sellele vilunumaks, kiiremaks, kindlasti motiveerib. Ja ütleme, siin puhul on ka võib-olla ei tasu alahinnata nagu enda inimesi ka, sest inimesed üldjuhul ikkagi annavad märku, et ei saa öelda, et inimesed ise ei tahaks areneda. Et ikkagi kõigil on nagu soov midagi juurde õppida ja me oleme ikkagi nagu üritanud arvestada ka nendega, et kui on ikkagi väga valdkonnast väga kaugel, et siis võib-olla tekib küsimusi, aga keeleõpped ja kõik asjad, et kui vähegi võimalik, siis me igal juhul motiveerime seda ka tegema. Mulle meenub üks Soome, ta vist IT-ettevõte, kes ühel aastal valiti selle Euroopa nagu parimaks tööandjaks või siis nendel oli loodud sisemine nagu võrgu või sisemine teenuste pakkumise või süsteem. Ja seal sai siis sellist teenust pakkuda ka näiteks, et keegi vahetab mul autorehvid ära või keegi on meister seal, ma ei tea, leiva küpsetamise peale, et ettevõtte töötajaid said üksteisele selliseid nagu siis kas teenuseid osutada või, aga et mis seal kõige kasutatavam oli ikkagi mentorteenus. Et ikkagi see, et teine inimene, et ma võin ta juurde minna, aga ta oli siis lihtsalt IT-süsteemis organiseeritud, et kas ma panen aja või saadan talle vajaduse või niimoodi. Et see oli kuidagi hästi ägedalt lahendatud asi ja näed, ikkagi teise inimese teadmine mulle nii vajalik. Vaataks lõpetuseks tulevikku ka kahest otsast, et esiteks Töötukassa see meede, mida tööandjatele pakutakse, teiseks siis ettevõtte mõttes ka, et mis plaanid on, kas üldse on midagi uuendada, midagi juurde tuua töötajate väljaõppesse, õpipoisi õppesse ja nii edasi, et mis plaanid tulevikuks on? Meil on kindlasti strateegiline eesmärk erialaliitudega koostöö, et vaadata, kus on teatud valdkonna kitsaskohad, kus on võimalik töötajate teadmiste arendamine ja kas me saame seal oma koolitustoetustega kaasas olla, kuidas me saame ka seesama nagu propageerida, mida ma Priidulegi välja pakkusin, et või meil ikkagi ka nõustajatele rääkida, milline on teatud valdkonna karjäärimudel, kus nad seda õppida saavad, kuhu ta kohe homsel päeval saaks oma inimese suunata. Et sellega me tahame kindlasti edasi minna ja koolitustoetuse meede, kui niisugune seda ka pisut paindlikumaks teha, mõned tööandjad on arvanud, et ehk on see pika õppe nõue natukene nagu et võiks paindlikum olla, võib-olla ka lühemalt teha, et seal võib-olla ka pisut muudetakse neid tingimusi. Jep, see oleks praegu minu poolt. Meie soov on nagu, ma ei tea, nagu lihtsalt soovid, et me tahaks seda õpiprotsessi lühendada põhimõtteliselt ja teha kõik sellest ja ütleme, et see veel kord, et see suur nagu küsimus on see, et vähemalt minul isiklikult tundub, et meil on see just naiste poole pealt on nagu väga suur potentsiaal, aga jah, me täna ei ole nagu suutnud seda läbi ammustada, et kuidas seda niimoodi teha, et reaalselt seal oleks oluliselt suurem võimalus siis või inimesed tunneksid huvi või tuleksid meie juurde siis selle sooviga ka, et nad juba eos nagu ei lülitaks seda võimalust välja, et kui nagu arvates, et see ei ole minu jaoks, et aga need vihjed on jah. Tütardele kodus juba jõuluajal robootika mänguasjad pihku ja
ja aga ma isegi täna ei kurda selle üle, et neid neiusid ei oleks, et need on tegelikult olemas, aga need kuidagi nagu ma ei tea, mingi takistus on seda, et miks nad täna ei nagu pelgavad seda natuke, sest ma veel kord ütlen, need, kes tulnud on, et need on nagu väga rahul, et see töö neile on konti mööda ja noh, kõik väga paljud just meie puhul nimetavad seda, et see töö on väga vaheldusrikas, et noh, me nagu sarnast objekti ja et me ju käime nagu majast majja ja ärist ärisse, et noh, ei ole nagu koharutiini, ei ole töörutiini, ei ole, et töö ise nagu noh, töövõtted ja need on nagu samad, aga selles mõttes ta on nagu päris põnev töö ja kui nagu vähegi tehnilist huvi on, et siis seal seda sügavust nagu juurde õppida, seda tehnikat ja kõike seda ennast arendada, et seal on võimalusi väga palju. Mina igal juhul soovin palju edu müüdi murdmisel. Sellega tõmbame vestlusringi otsad kokku. Suur aitäh G4S turvatehnika divisjoni juht Priit Torasson ja Eesti Töötukassa tööandjate konsultant Illinor Siibold. Aitäh! Aitäh! Aitäh!